On olnud suur privileeg näha seda paari kõrvalt juba mitu aastat. See, kuidas nad oma pulmapäeva planeerivad või noortekad planeerivad või koguduse asju, on imeline ja alandlikkust tekitav. Nad on inimesed, kes on alati valmis endast andma absoluutselt kõik ja nad armastavad neid inimesi, kes nende ümber on nii tohutult, et see lihtsalt voolab alati üle. Ja nendega kokku puutudes tead, et sa oled saanud õnnistuse osaliseks. Verinoor abielupaar ja perekond, kes on pühendunud Eestimaal ühes paigas, kuhu võib-olla väga vähesed oskavad oma mõtteski minna, aga nemad on näinud, et Jumal on neid sinna kutsunud. Ja nendel on eeskuju anda meile selles, kuidas pühenduda inimestele ja kogukonnale enda ümber selleks, et seal võiks kasvada Jumala riik, Jumala tundmine ja Jeesuse järgimine. Kuulakem, mida neil on meile öelda. Tere, mina olen Maarja ja siin on Herkis Roosimaa. See oli väga imeline sissejuhatus. Väga äge oli, kuidagi julgustas ja aitäh teile selle eest. Me oleme tõesti, ma ei tea, kas just verinoor, võib-olla oleme verinoor abielupaar. Me oleme nüüdseks on 2 aastat abielus ja elame Hiiumaal. Ja need 2 aastat abieluaastat me olemegi juba Hiiumaal elanud. Ja meil on ka väike poeg, Robert, kes on 4-kuune, täna kusjuures sai 4-kuuseks ja ta elab meile ka praegu kaasa. Aga me tegelikult tahame teile jagada täna seda, kuidas Jumal lükkas meid Hiiumaale. See, mis juba tuli ka natukene sealt tutvustusest välja. Ja miks ma ütlen, et lükkas? Mulle meenub sellega, selle Hiiumaale minekuga see lugu, kus Paulus, Piiblis on lugu, kus Paulus ja tema nii-öelda mehed või meeskond tahtis minna, liikuda edasi kuskile, kus oli nende plaan liikuda. Ja üks linn nimega Bitüünia, sinna nad ei saa minna, sest Jumala vaim ei lubanud. Ja siis, kui me liikusime Hiiumaale, oli meil ka erinevad plaanid. Meil oli juba mingi plaan valmis. Minul oli plaan, et ma jään siia Tallinnasse tööl, et ma käin üle nädala, käin lennukiga siin ja siis, et saame koguduses kaasa teenida. Ma käisin Tallinnas koguduses Toompeal, nii et tšau teile. Ja kõik oli nagu täiega täiuslik siin Tallinnas. Sõbrad olid juba siin, kõik elu käis. Aga me tundsime, et Jumal ikkagi tahab liigutada meid Hiiumaale. Kui me sinna läksime, siis see ei olnud just kõige mugavam hetk, sest me kolisime majja, mis ei olnud just valmis. Mul on pilt ka teile näidata. Me kolisime sinna ja nagu siin pildi peal te näete, seal on põrandus, on veel augud, asjad on koledad. Meil ei olnud vetsu, meil ei olnud kööki ja me läksime sinna, me olasime 2. korrusel. Me käisime mu vanemate juures pesemas ja vetsus, nad elavad kilomeetri kaugusel meist. Ja see ei olnud just kõige lihtsam, see oli keeruline, aga tänu Jumalale me saime valmis selle kodu. Me saime selle ilusaks, me oleme rahul sellega, mis me tegime. Ja me olime seal ja me mõtlesime algusest, me läheme aastaks ajaks ja et ka koguduses esimene aasta me võtame sellise puhkuse aasta ja me ei teeni kaasa. See oli see, mis mõttega me läksime. Ja aga tegelikult meil olid juba minnes südamel väga Hiiumaa noored. Ja me mõtlesime, et kuidas me jõuame nendeni ja kuidas me saame rääkida neile Jumalast. Ja kõige parem lahendus tundus see, et me alustaksime noortetööga. Ja siis meie esimene noortekas toimuski Kärdla päevakeskuses ja sinna tuli kokku 7 noort. Nüüd tuleb üks pilt ka, et seal on näha meie esimene noortekas. Ja tegelikult algne plaan oli minna teha kodus noortekaid. Ja kui meil enam-vähem kodu valmis sai, siis me liikusimegi oma koju. Nüüd tuleb järgmine pilt. Et seal. See on siis see, mis pilt ennem paistis, kui mina rääkisin, kui me kolisime sinna ja siis nüüd, kus me saime teha noortekaid ja kodu on valmis. Ja nii see noortetöö meil kasvas, kuni ühel hetkel meid tegelikult käis iga reede 20. Ja siis me nägime, et pole vist väga mõistlik, peab edasi liikuma. Ja meil oli laps ka sündimas, siis see andis ka nagu oma tõuke. Ja me liikusimegi edasi suuremasse ruumi. Nüüd tuleb jälle üks pilt.
siis praegu teeme noortekaid seal. Ja kõik see tundub nagu hästi nagu sujuv ja loogiline ja lihtne. Tegelikult see ei olnud meil üldse lihtne, et me pidime oma aja panustama sinna, me pidime, see nagu nõudis meilt tegelikult rohkem võib-olla kui välja paistis. Et ma näitena toon selle, et enne igat reedet me kirjutasime noortele igale ühele, et tšau, oled sa homme tulemas, me väga ootame sind. Ja kui meil ununes kirjutada, siis tegelikult me nägime ka, et ega ta ei tule kohale ka. Ja siis, aga hiljem tegelikult siis, kui meil tekkis see isiklik suhe nendega, siis me ei pidanud edasi kirjutama, et nad tahtsid ise tulla. Ja teine lugu on selline, et meil tuli 2 noort, kes ei olnud kristlased, tulid noortekale ja nad lihtsalt vaatasid, mis toimub ja läksid ära. Ja siis me Erkisega otsustasime, et hakkame palvetama nende eest. Ja Jumal vastas sellele nii, et 2 nädalat me palvestasime ja nad tulid tagasi ja jäidki käima. Ja see on see, mis Jumal on teinud selle aja jooksul, mis me oleme seal Hiiumaal käinud, aga samas me tunneme, et me läksime kuskile kohta, me läksime teenima ja see on jälle see, et see oli mingi meie plaan nii-öelda läks sellest, et kes tuuta, kui me plaanisime sinna minna, aga Jumal hakkas ehitama midagi, mida tahtis teha, seda panustamist noortesse ja Hiiumaa inimestesse. Nüüd me tunneme või näeme seda, et see ei olnud ainuke koht, kus Jumal tahab meid kasutada Hiiumaal. Et need noored on oluline, aga tahab veel liigutada edasi. Jälle mingi koht, kuhu ei teadnud. See viimane samm, mis nii-öelda me oleme teinud, on ka nagu läbi Jumala. Jumal nägi seda tegelikult, et üks päev liigub meie pastor sealt Hiiumaa kogudusest edasi. Ta peab minema välismaale ja keegi peab võtma üle selle koguduse töö. Ja nüüd 2 kuud tagasi õnnistati mind tegelikult või meid lausa võiks öelda Hiiumaa missionikoguduse pastoriks ja me peame teenima seal edasi. Siin on ka üks pilt selle kohta. See on siis pärast seda sükest õnnistuspidu või seal on ka liidu president toetamas ja endine pastor Timo Lige oma abikaasaga ka. Ja see on see, mida tegelikult Jumal teeb. See on see, kuhu ta liigub, kuigi me ei oota alati seda või meil ei ole see mõttes, kui me oleme kuskil, ma ei tea, oma täiuslikkuses. Mina olin oma täiuslikkuses siin Tallinnas, mul oli kõik nagu, mis ma too hetk tahtsin. Ja ma ütlen nii palju, et Hiiumaal või siis väikses kohas üldse, seda tuleb nagu võtta nii või arvestada sellega, et alati me ei näe nagu silmaga seda kasvu. Me ei näe, kuidas ma ei tea, koguduse liikme arv kasvab, sellepärast, et paratamatult on väiksed kohad need, kus inimesed liiguvad edasi. Aga see ei tähenda seda, et sellel ei ole vilja. Et tegelikult me peame nagu vaatama kaugemale, et näha vilja. Jah, ja kui ma mäletan ükskord, me istusime Matt Edminsteriga koos ja me pidime jagama, et mis me näeme, et kuidas meie kogudust nagu, või mis seisus on meie kogudused ja Matt siis nagu minule jäi nagu mulje, et ta oli nagu kurb, et noored on nagu ära läinud ja nii. Ja kui me hakkasime vaatama seda, siis et kuidas nende kogudus on mõjutanud neid noori või kuidas nad on edasi läinud, läkitanud ja panustanud tegelikult. Et see on nii suur asi. Enne meid rääkis ka Sander, kes on samamoodi sealt kogudusest tulnud, milline imeline nagu vili või see tööriist. Ja siis, kui me oleme seal hetkes, siis me tegelikult alati ei näe seda. Meil on täpselt samamoodi, et me alati ei näe neid hetki. Eile õhtul Meego jagas sellest ilusast villist ja siis Ülo Kikast Hiiumaa mehed. Ja mõnikord mulle tundub, et meile meeldib kuulda neid lugust Hiiumaa meestest või vahet pole kust Rapla meestest või kuskilt mujalt. Need on nii ägedad lood ja mulle meeldib. Aga ma ei taha nagu ise kunagi seda sammu teha sinna. Ja mõnikord on selline nagu ebamugav tunne, et kuidas ma lähen sinna, ma ei tea, mis mind ees ootab. Ma ei tea, kas see on see Jumala plaan. Minu plaan on vaata ideaalne. Ma olen siin, kõik on täiuslik, lähen edasi, Jumal kasutab mind siin. Kuid samas see on hetk, kus võib-olla võtta aega maha, kuulata, mida Jumal ütleb. Ja võib-olla täna oled sina sellises olukorras, kus sa tunned, et Jumal kutsub sind edasi liikuma kuskile.
või sa pole päris kindel, kas see on, või sa pead loobuma millestki, sa pead loobuma oma sõpradest võib-olla, või sa pead loobuma oma koolist või millestki muust. See võib olla kas siis tõesti füüsiline, lokaalne asukohavahetus või see võib olla ka äkki midagi vaimset. Sa oled äkki kuskil mingis asjas kogu aeg elanud ja sa tunned, et okei, Jumal kutsub edasi, ma ei tea, kas minna. Ja see on midagi, mida ma tahan julgustada sind ja kutsuda, nagu teha üks väljakutse. Mine Jumalaga, Jumal kutsub sind ja ta varustab kõigega. Nii nagu meie loos, meie Hiiumaa loos, me läksime ja me oleme usaldanud Jumalat ja siiamaani see lugu käib meil. Ma usun, et see ei ole ära lõppenud veel. Aga tuleb usaldada Jumalat. Amen. Aitäh teile.